Tere hommikust! Tere hommikust! Ilus reede on käes. Absoluutselt. Riho on külla jõudnud. Tänan kutsumast. Tänan tulemast. Mul on kõht juba tühi, ma ei tea, kuidas sinuga lood on. Täiega, sest et kõik, mis me ette oleme teinud siin, on ju võtnud isu äratava lihtsalt kirjuks silme eest. No mõnusad kirju on küll. Ma loodan, et teil seal teisel pool kaameraid on ka lõunamõtted vaikselt juba idanemas kuskil, nii et seadke mõnusalt sisse. Me hakkame kõvasti kokkama. Muidugi. Ja me teeme ju täna mitte lihtsalt ei ole käinud poes ja ostnud asju. Me teeme täna ju nendest asjast, mis külmkapis olid. Just. Kõik vana on meie jaoks uus. Kõik vana on meie jaoks uus. Tänane fookus on see, kuidas vähem raisata, kuidas oma toitu, toorainet maksimaalselt ära kasutada. Niimoodi, et see oleks ühtpidi hea su rahakotile ja teistpidi hea keskkonnale ka. Kõik võidavad. Ja vaata, mis ma sulle tõin. Ciabatta. Veits vana. See on 3 päeva vana. Veits vana on ju. Ta on natukene siuke tihke, nii et me saamegi hakata sellega peale, et me teeme teda veitsa niimoodi niiskemaks siin. Aga vaata, miks mul nii juhtus, et tavaliselt ma lähen ju poodi, et ciabatta on hästi värske ja sul on kõht tühi kell 6 õhtu peale tööd. Mõtle, ma saan 1 ciabatta üksi ära, siis tahaks perele ka, võtad 2 või 3 isegi. Äkki tuleb keegi külla. No, ei tulnud. Ei tulnud. Ja jäigi üle. Jäi üle. Nii, tavaliselt läheb see siis kuhu? Viskad ära, sinna, eks ole, kasti. kas läheb lindudele või, lindudele ei tohi sai anda. Tegelikult tohi. Noh, loomi mul ei ole. Seega, tegelikult saab selle ära kasutada hoopis teistmoodi. Sa saad sellega hakkama. Kui sina lõikad selle nii nagu vaja, siis mina juba teen väikse tomati sinna sisse. Ja, mina annan endast parima. Ühesõnaga, me võtame sellest ciabatast sisu välja ja me pistame ta pärast ahju koos üli hea täidisega, mille Riho meile valmis teeb. Paneme sinna tomatit. Me paneme sinna tomatit, me paneme sinna oliiviõli, me paneme sinna tegelikult mozzarellat, mis on ka kapis, meil oli olemas. Kirstomateid mõned olid alles, me paneme basiilikut sinna, küüslauku ja mul oli väike suts veel alles, klambri kinni, mozzarella. Juustu peale veel on ju. Juustu peale, ülimanus. aga ennem kui see ahju läheb kogu sai meil, tegelikult meil on sisu hoopis üks teine plaan. Ja teeme väikse eelroa ka. Siukse väikse mõnusa, on ju, küüslauku, värki-särki, et oleks kohe mõnus olla. Et ja kõik on, niikuinii on 1 tomat või 2 tomatit kodus kõigil olemas. Midagi ikka leidub. Kusjuures, kas sina tead, kui palju läheb iga aasta tegelikult toitu raisku? Nagu täitsa kilogrammides või tonnides? Tonnides ikka, kilogrammides vist ikka ei ole, jah? No üllata mind. No see on umbes 3 teletorni. 167 000 tonni. Päris kohutav kogus tegelikult. Ja kõige rohkem seda raiskamist on just kodus. Sest et kodus võib-olla, läheb midagi pahaks. See liigutus käib nii kergelt, see läheb nii kergelt kohe prügikasti. Et me võiks just kodudes mõelda rohkem selle peale, et päästa seda toitu, teda uuesti kasutada, leida mingeid häid nippe, kuidas ta ei läheks sinna prügikasti, kuidas ta võiks ikkagi jõuda mingit viisi tagasi meie taldrikule. Aga inimesed on kinnise mõtlemisega tegelikult. Et kui toit on halb ja millal siis inimese jaoks toit halvaks läheb, on see, et tegelikult vaadatakse ainult kuupäeva. Aga porgandil ju ei ole kuupäeva. Porgandil ei ole kuupäeva ja porgand on see, et ta läheb pehmeks, läheb vedelaks, on ju, mis ma taga teen. Täiega saab. Koorid ära, tükeldad ära, natuke chillit, õli, ahju, juurikas. Ja või näiteks, kui sa sel hetkel ei viitsi süüa teha, koorid ära, tükeldad ära, sügav külma. Sul on oma vokisegu teinekord olemas kohe võtta, isegi hakkima ei pea hakkama, aga sa saad seda porgandit ikkagi kasutada. Nii, milleks mina sain, no ma võtsin niimoodi vette välja selle. Sobib sulle või? No ei sobi, jah. Ma olen täna abikokk, vaata. Riho õpetab mind. Mina täidan täna seda, mida Riho ütleb. Meil on vaja sedasi kätte saada. Niimoodi, jah. Koorikused ära. Ja mina tahan neid saada. Oba! Need, see jääb sulle. Mina annan sulle selle ka. Anna mulle seda pudi siit. Anname pudi. Ja selle pudinast siis teeme siin siuksed. Lendame pudiga koos. Sina siin, sul on kreeka õli. Mul on kreeka õli, mul on väga hea kreeka õli. Sisse küüslauku pane. Panen lihtsalt õli, on ju. Pane puhtad maitsed õli, siis ma annan sulle juba tükeldatud tomati sinna ja läheb mozzarella. Pane basiilikut sinna, lehti korralikult. Paneme korralikult. Kas hakime ka? Või paneme otse? Ei, otse. Ei ole otse, on ju. Ei haki midagi. Nii, õli on sees. Natuke määrin teda siin.
siis see õli niisutab mõnusalt. Annab hea maitse. Kvaliteetne oliivõli on kusjuures väga-väga oluline aspekt, et heal õlil ja õlil on väga suur vahe. Nii, aga rohkem ma sulle ei anna. Kadekops. Ja siis ma võtan siit. Oi, võta rohkem. Võtan. Nuga oli ees, ma kartsin näppude peal. Võta niimoodi, et vaata. Anna sulle lehed, aga varre võtan endale. Varre võtad endale, varre tuleb ka ära kasutada. Varre ei tohi minna raisku. Absoluutselt. Varres läheb tegelikult tükkideks siia ja mulle natukene seda hakitud tomatit jääb alles. Ma panen selle siia sisse ilusti. Ei lähe mitte midagi raisku. Aga see sisu osa, mis Paula võttis, siin on mul tehtud tegelikult küüslauguga ja oliiviõli. Ma natuke niisutan neid ära ja panen tegelikult selle juba ahju, et kokkamise jaoks oleks meil mõnus aroom tegelikult köögis ja tuleks väiksed krõbedad saia tükikesed meile siia. Ülimõnus. Saame neid sööma võtta. Jah, väga ootan. Kusjuures see on huvitav, sest et kui me mõtleme toidu peale, me käime poes, meil läheb päris suur summa sinna ja kõik kogu aeg mõtlevad, kuidas toidu eelarvet kokku hoida. Aga see summa, mis tegelikult kodudes prügikasti läheb, on umbes 200–300 euri aasta peale kokku. Päris korralik summa, mis tegelikult saab kokku hoida. Aga mina tooks jälle siia mängu, et inimesed ongi laisad tänapäeval. Nad käivad poes. On ju? Tegelikult. Esmaspäeval või siis kõigesse korraga. Ja siis ostavad hästi palju korraks, kõht on tühi ja külmkapp on täis. See on parim, kui sellest lähed tühe kõhuga poodi. Kõik asjad võtad kaasa. Ja siis on niimoodi, et aga meil on poed iga päev lahti. Käige poes iga päev või üle päeva. Teil külmkapp on tühjem kogu aeg. Ja suudate ära kasutada kõik tooted. No viimseni. Ma ütleks ka, et üks põhiline häkk tegelikult ongi see, et osta targalt. Osta seda, mida sul tegelikult vaja on, mine nimekirjaga poodi ja värske kraam osta võimalikult viimasel hetkel. Just, vaata, kui ilus asjad oleks teinud. Nüüd ma panen siia peale veel need oma viimased chopitud tomatid. Väga mõnus. Koos siis basiilikuvarrega. Jälle me kasutame kõik ära, mis kasutada on. Kusjuures pestoga. Pestot samamoodi. Terve selle nutsu võib võtta koos vartega lasta. Pestoks mitte midagi pea raiska minema. Ja see läheb meil ahju pannile või? Pestot peale veel, on ju? Paneme siia mõnuga. Las ta läheb siia. Võtan panni juba meie siia varusse. Pestopurk on alati meil kodus olemas, kas ise tehtud? Absoluutselt. Ja tegelikult ise on ülilihtne teha. Jällegi vaatad basiilik viimase vindi peal, mis ma tast teen. Ruttu pestoks, mis iganes õliga, mingid seemned, midagi juustust. Lased kokku ja sul on pesto valmis. Kasuta palju tahad. Vaata siia. Mul on kirstomateid tegelikult mõned. Natuke pehme, aga ma lõikaks pooleks ka mõne ja paneme sinna peale, sest see on nii ilusat värvi. Sest me sööme silmadega. Me täiega sööme silmadega. Tee, mis tahad. Ja minust on see valmis ahju minema, aga meil on ka see nõndanimetatud saiagaas. Saiagaas läheb meil ka küüslaugu õli, kui ma panen selle õli siia talviku peale. Niisutan selle ilusti ära ja paneme selle eraldi küpsema, sest siis on meil kõik maitsed ühes koos. No nii, meil on see siin valmis. Kõik see hea kraam läks sisse, kordame üle. Oliivõli, kõigepealt me võtsime veits vana tšepatal, kooriku pealt ära, sisu seest ära, veits õli, hakitud tomatid alla, basiilikut ohtralt, mozzarellat ohtralt, pesto peale, kirstomatid, küüslauguõli teisele poole. Aga see ei ole tegelikult, see on meie retsept. See on meie tänane retsept, sest meil täna kapis oli neid asju. Sinkjuust, sinijärgitsjuust, lihtsalt tükeldatud zucchiinit ja siis fetat, kreeka pähkleid, oreganot värskelt, ülihea. Lase fantaasial lennata, aga sellest saiast saab väga hea krõbe asi ja krõbe toit mitte asi, vaid ja see süüakse kohe ära. Muidu ei söö mitte keegi, see süüakse kohe ära. See läheb kohe kaubaks, muidu oleks läinud prügikasti. 180 kraadi. Kaua me talle küpsemist anname, Riho? 12 minti, 15 minti? 10-12, vaatame, kui äärel hakkad ilusti krõbedaks juba minema. Paneme 12 esialgu. Siis on juba valmis. Nii. Kaua me talle tahame veel anda? Lasta veel olla natukene, on ju. No nii, esimene asi on valmis ja nüüd ülihea nipp. Külalised. Ei lõhtu käisid külalised. Kõik ei söödud ära. Mis alles jäi? Sinihälitusjuustu. No lihtsalt eile ei olnud sinihälitusjuustu päev. No ei olnud see päev. Aga mis me sellest teeme? Muidu jällegi niukest kogust tegelikult üksinda ära süüa.
Jaksaksid või? Ei. Aga tee proovi. No, Kaudsast minema. Võib-olla kulub ka päris palju veini, aga läheb ikkagi kaua aega. Läheb kaua aega, on ju. Et pigem hakkab ta enne vastu, kui ma jõuan ära süüa. Vist ilmselt küll. Ma näen, et puuviljakorvis on meil ka, meil on sidrunpirn ja õun ja... Ja siuke veits pehme õun, natukene muljumisjäljega väike pirnikene, on ju. Mõlemad võib kasutada, vaata seda, mis sinu korvis on parasjagu. Mis on viimase vindi peal, mis tahaks just praegu kohe saada pannile küpsemisse? Ja lavash. Ja teeme siis lihtsalt krõbedat lavashi. See on see, kuidas kasutada ära õun või pirn ja kogu sinjalit suust. Siis läheb ja taaskord niimoodi süüakse toit ära, et ma tean, et olete harjunud tegema lavashi rulle kodus. Aga see rull lõpuks on see pehme, kui seda ära ei sööda, ta vetib ära ja meil on see väike külaline, vaata. Külaline tahab ka tulla. Täna paneme see sinilit suustu peale ja paneme pirni. Ja need maitsed omavahel tegelikult toimivad nii hästi, sest sinilit suustu sükene soolasus, pirni ja õuna magusus, lavashi krõbe, kõik omavahel kokku toimib ülihästi, ülinais. Nii. Ja, ma teen sulle nii õuna kui ka pirni. Teeme mõlemat. See on eriti mõnus. On ju? Sest et paneme seda, mida on. Ja siia ei ole maitsta, tõesti rohkem maitseb vaja. Kuigi, Paolo oli väga tubli. Paolo, mis siin purgis on? Ma näen, siin on ürdid. Siin on ürdid. See on üks minu häkkidest, ehk siis kui meil on need värsked ürdid, mis meil seal kasvavad, on ju, unustad teinekord kasta, kuivavad ära viske minema. Kui lased lõpuni kuivada, pudistad purki, paned pasta peale, lavashi peale, võiku peale, kuhu iganes, igale poole võid kasutada. Kõik läheb toiduks. Absoluutselt, kõik läheb toiduks. Ja väga hea maitse on ju. On ju? Ega ta maitseb pole ära. Maitse ei ole, sest et kuivanud vürtsid ja ürdid on ju täpselt need, mis me muidu ostame pakis, on ju. Täpselt. Et miks me peaks siis selle ära viskama? Ei pea. Ja mina võtan ahjust välja meie esimese krõbetantsu. Kas nüüd saab süüa lõpuks? No, natukene peaks saama. Natukene peab saama. Kas peakokk Riho, kas laastud sobivad või teen kuubikud? Tead mis? Seal ei ole vahet. Seal ei ole vahet, on ju. Tegelikult seal ei ole vahet. Maitse on täpselt sama. Maitse on sama. Kas sa tunned seda lõhna poole? Ma tunnen seda lõhna. Aga paneme sama peale, on ju, selle lavashi. See on jälle väikene häkk, sest et ei ole vaja kasutada uut küpsetuspaberit. Pann on meil kuum. Palun. Nii. Ja hakkan selle pudistama. Tegelikult on näha, et oota, see üks äär jääb üle, et meil hakkab üks äär küpsema. Ma lõikan selle ääre ära ja ma ei viska loomulikult seda äärt minema. Ei viska. Sellest äärest ma teen niisugused krõbinad siia peale. Ehk kõik, mis krõmpsub hamba all. Ma tean inimesi, kes osad ei meeldi, võib-olla kõik krõmpsub, aga mina ise küll naudin seda. No krõmps on ikka mõnus, no. Krõmps on ikka mõnus. Kreeka oliiviõli on meil vaja. Kreeka oliiviõli või? Jaa. Ma kohe annan selle. Ossa, mait. See on kuum. See on kuum, jah. Paneme siia alla. Vaat nii. Palun. Aitäh. Kreeka oliiviõli. Ja õli teeb kõik asjad heaks. Krõbedaks, mõnusaks, maitsvaks. Tabam. Kus juures selle sama veidikene nii-öelda üle aja läinud õunaga. Teine asi, mida ma kogu aeg teen. Hommikuti teed lastele putru ja endale putru. Tükeldad selle kaerahelbepudru sisse, veidi kaneeli, mingit magusainet, võib-olla isegi pähkleid juurde, ülihea on ja saad jällegi ära kasutada. Samamoodi võid teha pirniga, samamoodi võid teha mis iganes muu puuviljaga. Saad kõik panna pudru sisse, ta natukene keeb, natukene kuumutab, teeb hästi mõisaks. Ma tahaks öelda inimestele, ärge olge laisad. Ärge olge laisad. Tegelikult on väga õige, tuleb mõelge nagu hästi avatud meelega kogu aeg. Me siin ennem Paolaga arutasime, et millist külmkappi inimesed tegelikult tänapäeval sooviksid. Oi, see oli hea. Sa teed külmkapi lahti ja tuleb käsi välja panniga. Palun süüa, Riho. Teie chorizo praekartulitega on valmis. Et see oleks meie, loomulikult meie unistus. Aga päris nii need asjad ei lähe. Päris nii käi, jah. Ja tegelikult on inimestel loovust ka vaja. Ma saan aru, kui ei ole,
kui natukene pingutada. Ja mulle hästi meeldib tegelikult, minu vanaema ütles kunagi mulle, kui sa paned häid asju kokku, ei saa midagi halba välja tulla. Muidugi. Ja täpselt nii ongi. Kui sa vaatad kappi, sul on, ma ei tea, 5 mingisugust asju, mis sulle maitsevad, enam-vähem mõtled välja, paneme need kokku, tõenäoliselt tuleb enam-vähem normaalne roog. Et julgegi teha, ja kusjuures 2 lemmiktoitu, tead, mis need on? Nii. Üks on jupisupp ja teine on kapipada. Jah. Jupisupp ehk siis kõik jupid, mis kapis on, paned kokku puljungi peale või keedad ise puljungi. Jällegi hea point on ju. Kana, ahjukana, ärge visake seda rümpa minema. Ahjukanas nokid kõik liha välja, rümp läheb uuesti potti koos loorberi, porgandi, sibula, koos koorega, kõigega heaga. Keedad puljungi, sinna peale paned kõik jupid, mis kapis on jupisupp kanaga. Super. Nii, valmis. Paneme pirni ka või? Paneme pirni ka. Põdistasin siia natuke neid krõbineid peale. Natuke panen pipart, soola ei ole vaja, sest juust on ise soolane juba, just. Aga pipart natukene krõbistan peale, teeme häält. Hakkasin juba koorima, aga tegelikult ei olegi vaja koorida. Seda õuna tuli natuke koorida, aga pirn on ikkagi tegelikult täitsa värske veel, et siit läheb kõik kaubaks. Ja siis võtan portsu sinu kuivanud aiaürt ja lähevad need ka siia peale. Just. Ja suvel näiteks samamoodi jõuame siis suve lõppu sügisesse, kui kõigil on aiamaad on lookas ja ürte liiga palju, mis iganes asju sealt on korralikult vohama läinud. Võtke need kurjake ära, pange ajalehe peale kuivama, pudistage purki, talv läbi saate rahulikult oma enda ürte süüa, ülimõnus. Ei ole vaja midagi osta poest. Nii. Minu poolt on meie lihtne sinjalitsjuustu lavašitükike valmis. No see näeb imeline välja, tahaks juba süüa. Võid minna ahju. Võid minna ahju. Ma enam palja käega ei võta. 180 kraadi. Ja läheb. Läheb jälle. Läks ahju ülesse poole, et ta oleks natuke lähemal sellele grillile. No nii, vaatame, mis me siis tegema pidime veel? Aga vaata seda. Võikud. Tule maitse, muidugi. No ütle nüüd, et... Mõnus, no küüslauk ja õli ja sai. You can't go wrong. Jama. Aga kui sa vaatad seda kõva tšabatat, sa iialgi ei arva, et siuke asi on seal sees. Sa ei mõtle nagu sinna suunas. Sa mõtled, et ta on üks kõva tükk. Jah. Kas keegi soovib veel? Meil on terve trobikond inimesi seal taga. Vaatame, et äkki kellegi süüa midagi. Me pakuks hea meelega, et laske riigi käima siis esimene ampsuke. Super. Siis on meil ka rõõmsam. Ja kus juures jällegi hästi oluline võib-olla mõte, mida kaasa anda, et kui ka sa midagi pead tõesti viskama, ma ei tea, õunaseemned, siis sorteerige prügi. On biojäätmed, on pakend, on tavaline. Jällegi teete päris suure teine. Vaata, ühe äkki ütlen lihtsalt vahele. Poolik pirni alles, meil ei läinud ära. Nüüd võtad kohe kaerahelbeid, kui sul maitstamata jogurt kodus, segad kaerahelbed jogurtiga ära, tükeldab pirni sinna sisse, pane siia tšeemid ja on overnight oats. Ülihea. Ja kui sul on püreõuna ja on mangopüree puhas maailm või võtad marjukapist, kõige parem Eesti marjad, punane sõstar, must sõstar, tikrid, rabarber, otse kapist süvakülmast. Kõik sinna potsikusse, teed potsikutes valmis kõik, paned kaaned peale, hommikul lapsed lähevad kooli, ise sööd, tervislik lõuna. See säilib 3-4 päeva. See on jumala hea häkk kusjuures. Ja ei lähe pruuniks mitte midagi, ta on seal sees. Jogurti sees, seal on hapet, kõik asju olemas. Kõik hoiab, on ju. Kus juures sellest samast pirnist praegu mõtlen, kui sa rääkisid, on ju. Südame võtame välja, juustu sisse, parmesani, mozzarellat, midagi head, fetad, kreeka pähklid peale, ahju. Ässa vaid kui hea, üli hea. Ja mõtle, on ju, tulevad sõbrad külla, sul 10 minti aega, saad teada, helisad ette, et pool tundi, kuule ma tulen. Ruttu pirnid, juustuga, jälle imeline. Et nende peale ei tulegi ise, et kui mõtled, hakkad ühte retsepti tegema, tegelikult tuleb neid retsepte nagu vändrast saelaudu. On ju, kuule, aga teeme ära selle nalja, ma ei taha seda pirni ära visata. Paneme ahju, paneme soe. Jep, ma arvan ka. Vaatan korraks, mis meie ilus... Ma vaatan, kas mul mingid pähklid on, paneme kreeka pähklid peale, kui ma leian. Nii, ma vahetan korraks ahjuprogrammi ja panen ülemise grilli peale. Tõstan seda saia natuke üles poole.
näeme, et hakkab juba valmis saama. Paneme siia paberi alla. Üks tuli sellise seest õõnes ja teised tulevad viilud, sest et nii lihtsalt on. Teeme kõik tiitviilud, eks ta? Paneme nii. Lasta küpsab rahulikult. Mis juustu meil on siin? Mida me kasutada saame? Meil on, näed, meil on alles natuke mozzarella. Ma tahaks mozzarella panna natukene sinna saia peale, et peab ära sulema. Aga meil on veel mozzarella. No, paneme natuke seda. Siis on mul parmesani, kõva juustu ja on ka viilujuustu. Viilujuustu näiteks. Jumala hea panna, sest viilujuustu ikka kodus on teine kord. Viilujuustu on kõigil. Kõigil on kodus viilujuustu. Panemegi viilujuustu. Veidikene paneme seda siia alla. Ops. Ja kus juures see võib veits nilistada peale, teab mida? Agavisiirupit või mingit muud suhkrusiirupit. Musta pipart. Sa paned musta pipart. Ma olen see maias, mulle meeldib magus. Must pipar ja magus on kokku. Täiega. Kiki sinna juurde. Juustu pole kunagi liiga palju. Aga Eesti rahvas armastab ka juustu. Täiega. Et juust on alati igal inimese kodus olemas. Ja ärge juustu ka, kui see juust hakkab minema tegelikult kõvaks. Näete, et rasv tekib peale. Ärge visake ära. See ahjus sulab ta ära täpselt samasugust juustuks. Sööte ära võilale peale, vorsti peale. Super, päris ka. Just, saab ikkagi kasutada, kuni lõpuni välja. Nii, sul on manded. Paneme manded ka sinna vahele. Aga. Meil on tegelikult järgmisena pidime hakkama tegema võireibu. Mis see äge nimi oli, mis sa ütlesid mulle? Eile olid sa käinud ühes Aasia kohas ja sõid ära kõik toidu. Ja mis sul alles jäi? Riis. Mis sa teed sellega? No mina teeks sellega poket. Poke on minu kõige lemmikum jäägitoit. Kui me mõtleme, pokepoolid on ju üliilusad, kõik on väga peen värk. Tegelikult kodus, mõtle, sa paned sinna külma riisi, sa paned kõik köögiviljupid, mis su kapis on, sügav külmas võtad natukene lube, oad kuumast veest läbi, küüslauk peale või sool ja pokepool on valmis. 10 minti. Kanasupi sisse saab panna. Jaa, muidugi. Siis saab teha vormida sellest tegelikult segada igasuguste taigente sisse, näiteks saakliha taigna sisse, mida keegi tolmaadest kodu siis ei tee. Väga palju ei tehta, kapsarulle tegelikult, tegelikult saad teha. Aga mina näitan ühe lihtsa asja siit poolt ära, et on panni tulele, et see on lastele hästi lihtne õpetada. Kust ma seda kuulsin, oli kunagi, ma arvan, täitsa Las Vegasest vist pärit liitsa. Et tegu on siis natukene sarnaselt teppanyaki riisiga. Et pann läks tulele, meil oli üks õlipudel kuskil. Õlipudel on siin näiteks. Kohe aitan sind. Pane kohe mõnuga. Paneme mõnuga. Kusjuures teine hea niip õliga on jällegi õliprits. Kui tahta õli kasutamist vähendada, siis kasuta õlipritsi. Sul läheb mitu korda vähem õli. Et nüüd sõltub perekonna, ütleme siis harjumustest ja kõigest, et kui ohtralt küüslauku tahate sinna peale panna. No, paneme me palju. Igal juhul on tegu ka ingveriga. Me teeme hea ingveri maitsemise, et ingver ei jääks kamba alla karjuma, ma teen ta hästi peenikeseks. Ja siis paneme ta kuuma õli sisse. Vist läks pann liiga kuumaks. Nii, mul on küüslauk. Ootan sinu küüslauku. Küüslauk ja ingver kohe valmis. See näeb juba nii mõnus välja, ma juba tunnen neid lõhnesid, mis kohe tulema hakkab. Nii, üks segamislabi võiks ka. Võta vist poole peale. Nii kaua, kui ma... Labides. Ja kui enne porgandist rääkisin, siis porgandid on alati kodus olemas. On nad pehmed või ei? Laseme suure riiviga porgandit ka. Kus juures? Sorry, räägi lõpuni, ma ütlen siis. Porgand on see tegelikult, mis maitseb kõigile tegelikult. Ja ma tean, et palju teil sööb küpsetatud porgandit. Sellega on mingi teema tõesti inimestel. Aga et tal on teine maitse või ka toorest porgandit süüakse palju, eks ole. Toores läheb hästi. Aga siia sisse, kui võid õli veel natukene panna, et riis tõmbab kõvasti õli sisse. Et kokkuvõttes me ei prae seda porgandit läbi. Et sellepärast ma teen ta jämeda riiviga, et ta jääks veits krõmps. Ta on krõmps, ta annab riisile ilusa värvi ja maitse. Et nüüd sõltubki, et kui suured porgandi armastajad kodudes ollakse, et mina paneks selle riisile nagu väga palju porgandit, et
annab sulle vitamiine, värvi, kõiki häid asju annab. Ja see porgand ära kasutada kõik. Täpselt, ja kusjuures jällegi nagu ostmise teemadel hea nipp, kui sa lähed poodi ja sa tahad osta parimat toorainet ja tihtipeale need porgandid on kilepakendites, on ju. Ja see üks tegelikult indikaator, mis ütleb sulle, et see asi ei pruugi enam olla nagu päris hea ost, on see, kui pakendis sees on niiskust. Ehk kui sa näed, kas porgandipakis kondensvett, kui sa näed salatipakis kondensvett, siis vaata, otsi neid variante tegelikult, kus seda ei ole, sest siis sa saad tõenäoliselt sellest toorest kauem seda rõõmu nautida ja ta ei lähe nii kiiresti sul halvaks. Ja samas, kui sa tood porgandit koju, siis see on järgmine oluline koht, on ju. Kuidas sa seda toorainet säilitad, kus seda paned? Et porgand tahab olla ikkagi külmas, kartul tahab olla pimedas ja kuivas. Nii et iga asi peab olema omal õigel kohal, et ta tegelikult säiliks maksimaalselt kaua ja sa saaks tast selle kõige parema osa kätte. Lihaga tegelikult on jumala hea nipp on see, et liha paneb fresh zone'i ja ise, kui ta on fresh zone'is olnud, ta on paar päeva üle läinud, mitte midagi ei juhtu. Teed lahti, nuusutad, kas lõhn on õige, on ju. Vaata küll kuupäeva ka, aga nuusuta, tunneta ise, kas tegelikult tundub, et liha on õige või mitte. Ja fresh zone'is tihti peale ta tegelikult pikendab seal säilivuse aega päev 2. Nii on. Ja üldse, aga miks peaks jälle, ma tulen selle juurde tagasi, et sa ütled, et kui sul liha kodus nii palju, et peaks 2 päeva kauem seisma üle säilusaja. Miks sa ostad? Miks ma ostan nii palju, on ju? Jumala hea küsimus. Et tegelikult sul ei ole vaja. Tegelikult ei ole vaja. Et mine koju sööma kõht täis ja mõtle lihtsalt selle peale, et mida homme süüa. Et tihti peale me tarbimegi üle ja sealt tuleb toidu raiskamine ja me üldse sööme liiga palju. Üldse tegelikult sööme liiga palju. Kuule, kas tead, palju me peaks üldse liha sööma nädalas või? 300-400 grammi tegelikult täiskasvanud inimese kohta. Aga palju me muidu sööme? No tükkana 100 grammi päevas. 700 grammi nädalas kokku, on ju. Tegelikult ei ole üldse nii palju vaja. Ma arvan, et isegi rohkem, sest praegu, mis aeg me praegu hakkab. Sobib? Vau, see näeb nii hea välja. Nii, aga oota. Hoia oma käes. Nii, ta läheb korraks selle ahju. Riis meil säriseb panni peal. Jäma. Lõhnad on siin päris head. Nii. Asutame kõik ära, siis meil ei jää midagi alles. Kõik tuleb ära panna. Paneme siis külle pealt natuke. Ja see läheb meil pakendi konteinerisse. Absoluutselt. Tagasi ahju, et juust sulaks ära. Pirnid juba küpsevad siin all. Väga mõnsa. Lavash näeb juba ka päris hea välja. Natuke anname veel aega. Selle juustu paneme kokku. Teine, kui sul on oluline aspekt pakenditega, kui sul on lahtiseid pakendeid külmkapis, sulge nad võimalikult õhukindlalt, siis tegelikult toit säilib kauem. Jaa, vaata, mul hakkab see riis täitsa ilmet võtma. Ja selle riisiga on see, et tegelikult on ta valmis. Ta näeb ülimõnus välja tegelikult. Tegelikult on ta valmis. Ja nüüd on küsimus see, oled sa majanisi sõber, oled sa hapukoore sõber, ma pole kuulnud keegi riisi sööb ketšupiga, aga võib-olla keegi on, ma ei tea. Võib-olla keegi kuskil on, kunagi ei tea. Paneme värvi juurde. Mina paneks siia lihtsalt spinatit. Kusjuures mina paneks sojakastet. Ma olen suur sojakastme fänn ja siis ta annab üks Aasia meki juba juurde. Et spinatit ka pole midagi ei ole vaja kaua teha. Sul on kõik asjad valmis. Lihtsalt ongi valmis. Ja kusjuures spinatiga jälle see, kui ta on viimase vindi peal, pane ta pannile, sa saad ära kasutada, võib-olla see värske salatine teda enam ei taha. Lase kuumast läbi, täitsa okei. Küüslauk ja õli juurde. Soola. Ja elu ongi ilus. Ja lihtne tegelikult. Ja tegelikult nii lihtne. Ja kui te tunnete ennast, et ei jaksa üksi teha, kutsuge sõber või sõbranna külla. Ja öelge, et panen pead kokku, mul on külmkapp hästi täis. Ja siis kutsuge veel sõpru rohkem. Ja pärast on külmkapp tühi. Ja külmkapp on tühi. Ja mis me sellega võidame selle, et su sõbrad ei pidanud poodi minema. Neil on kõht täis. Ja kui sõpradel on ka külmkapp täis, siis võiks teha ju algatada siukse asjad. Esmaspäeval ühe sõbra juures, teisipäev teise sõbra juures, kolmapäev ja siis on kõigil taupäevad vabad, sellepärast, et kõik on ju väsinud üksteist. Teeme homme sinu juures süüa liha. Jaa, mul on külmkapp suht tühi, aga ma tean, et sina suudad sellest välja võluda. Raudselt midagi välja võluda sellest. Kusjuures meil on kõrval, siin on kapsas. Jumala hea point tegelikult, et me oleme harjunud ostma ja neid frilliseid ja Hiina kapsaid ja kõik muisid toredaid, ägedaid lehtkapsaid, aga seesama meie Eesti enda oma tavaline peakapsas. Esiteks ta on odavam, teiseks ta säilib mitu korda kauem, kolmandaks tal on ülipalju vitamiine ja võtad siit niimoodi ühe lehe, Riho enne hommikul just näitas, ma nii mõnusalt on ju, võtad ühe lehe, paned võiku peale, ülihea ja säilib kaua, samas viilutad selle ära, pokepouli sobib väga hästi, samamoodi pokel annab ülihea värvi, see punane kapsas. Ostad ühe suure pea, sa saad sellest
ülikaua tegelikult süüa teha. Jaa. Toit on valmis. Kas sul on üks kuumalus? Paned siia? On. Paneme selle sinna ja ilus. See keegi on vaeva näinud. Keegi on kõvasti vaeva siia graveerinud sinna midagi. Jaa. No nii, tõmbame selle siia peale, vaata siis me sõber ei hakka elama. Ja see on meie siis lifehack tegelikult ka köögihäkk, et porgandil läinud raisku, spinatil läinud raisku, riisel läinud raisku, soola pipalt ja kõik on meil niikuinii, õli on niikuinii, et me saime ilusti kõik ära kasutatud. Ja tegelikult, kas keegi tahab maitsma tulla? Tahaks kellegi au sõna, et mis maitsega siis on, et kas me siin lihtsalt valetame ja ajame villast või on asjal nagu mekki ja jumet ka juures? Ja näed, panen sulle siia. No nii, tšau, Manuela. Väga ilus. Siin on sulle lõunane eelroog. See hea on maitsta. Paula, meil on vaja 2 alust veel. 2 alust veel. Saab, leiame. Meil on, siin on 1. Ühe panen sulle siia. Paneme nüüd sinna kuskile. Paneme nüüd sinna või? Okei. Vaja on. Teeme ruumi. Vaata, mis meil väärsused. Õunast tuli. Njama. Nii lihtne. See näeb üli hea välja. Pirnõul ja meie... Ja juustujäägid. Mingi lavašike. Ja see läheb siia poole. Sellele ma toon sulle kohe siia. Need ülihead shotid on siin. Need on kusjuures mu lemmik. Mega mõnusad on need. Sa teadsid seda ütlust, et tegelikult on shot, mida võib juua roolis. Palun. Aitäh. Seda shotti võid alati roolis juua. Ja köögis ka? Absoluutselt. Kogu aeg võib juua. Täiega hea. Sõidame. Davai. Tervist. Milline power. Tervist tuleb, noh. Siia sisse on pandud ikka kõik vägi. Üli hea. No see super. Mingi mahlajook. See ei ole mingi mahlajook. Sealt nagu sellega haigeks ei jää, ma võin seda küll garanteerida. Sellega haigeks ei jää. Natuke isegi pisarad võtab silma, aga... No natuke võiks puru kinni ja elame üle. Kuule, me pidime sügavkülmast rääkima, et mis puudutab toidu päästmist ja säästmist ja taaskasutamist, minu isiklik küll, absoluutselt lemmik, teab, mis ma ostsin endale eelmine suvi. Ma ostsin suure kirstu endale garaaži, sügavkülma kirstu. Kõik asjad saab sinna sisse panna. Teinekord teen kringlit külalistele. Jääb järgi, enam teine päev ei taha, paned sügavkülma, et uuesti suveks kasutad uuesti ära. Aga leib, leivaviilud. Vaata, leivad ja saial on tegelikult kuupäev. Mina ütlen niimoodi, et inimesed jälgivad ainult seda kuupäev ühel eesmärgil. Osad vaatavad, kuupäev tuleb peale, viskavad kohe ära. Ja kui nad panevad selle õigesse kohta biojäätmetesse, on okei. Aga tegelikult me ostame suurepäksi saia, vaatame kuupäeva on käes ja tegelikult viskame ära selle. Osad inimesed vaatavad hallituskäppe. Nõus, kui asi hallitab, tuleb ta visata biojäätmetesse. Tuleb küll, jah, just. Aga kui sa ostad tegelikult saia, pane ta kohe külmkappi. Päris ka, mul on kõik leivad sajad külmkapis. Ja ta säilib tunduvalt kauem, ma tarbin ta ära, ma söön saia muidu ise vähe, sest et ma käin sinu juures sööma, eks ole, lavaši ja krõbedat. Krõbedat tšabatat on ju just. Aga kokkuvõttes, kui te panete asjad jahedas, meil on jahekapid, no ütleme +6 kraadi. Kui te jätate toa sooja, et täna meil on uued kodud kõik, meil ei ole vanad majad, maamajad, kus on sahver, jahedaid sahvreid, no ei ole olemas. 10-12 kraadi. Tegelikult on täna siin nagu siin Paula juureski, päike keerutab, eks ole, ja nüüd kui see saiakott oleks siin, leiva sees on niiskus. Päike paistab veel peale. Tal tekib kondents sisse, ta läheb kiiremini pahaks, tal tekivad aroomid, ta on plastikkoti sees ja nii edasi. Päike paistab peale, see ei ole hea. Pange pimedasse, pange jahekappi ja kõige parem, oske väiksed saiad, oske iga päev. Ja. Väga hea, kasutage ära. Aga Paula on? Mina olen sügav külmutaja. Näiteks see konkreetne leib on ju, ma vaatasin, ma ostsin terve leiva, tahtsin seda ühte hästi head rukki leiba saada. No ei jaksanud süüa. Vaatasin, et okei, et no varsti hakkab juba üle aja minema.
võtsin viilud ja mis on kindlasti sügavkülmutamise puhul oluline, on see, et pane küpsetuspaber kihtide vahele. Kui sa pistad nagu tervelt sinna sügavkülma, on sul väga raske neid tükke omavahel lahti saada. Aga küpsetuspaber vahele, ta eraldab need kihid üli hästi ära. Nad on siin sees liikuvad, ma võin võtta siit ühe kaupa neid viile, panna rösterisse või peale, juust peale, sink peale, mis iganes, kiiresti saan ikkagi süüa või teeme nagu ahjuvõileibu. Ma ei raiska, jah. Mul sellega mingi teema. Asi, et kui sa võtad selle ära ja teed pooleks ja veel väiksed ribad. Küüslauk, õli, sool, vana hea. Mis me tänasest õpime, et küüslauk, sool, õli peale, kõik toimib. Ma saan ka aru, palju te söö, aga lihtsalt tee krõbedikke. Me ostame poest viilutatud leiva krõbedikena. Miks? Ja siis viskame kodus leiva ära. On ju, tundub nii ajuvaba, see on nii ajuvaba. Aga me tulebki taas käivitada inimest ja tegelikult ka tagaajusoppised. Me teame kõike seda, et tegelikult toitu ära visata. Aga me ei tegutse selle nimel üldse. Või tegutseme, osad juba grupid on väga tublid, aga ma aitan neid ka järgi, kes nagu tegelikult ka südames tahavad ja tahavad mingid nippe juurde. Me anname teile nippe juurde. Tead, mis meil on nüüd? Meil on see valmis. Seda peaks sööma. Sööma seda, lõikama. Leivanuga. On olemas. Ma panen selle tagasi külma. Ei sulaks üles. Krõbedik ei tulnudki tagasi, kõik läks. See saia sisu. Ei tulnudki? Ei tulnud jah, kui sa nüüd ütled. See jäi sinna ja kadus. Et mis selle ciabattaga nüüd saiata on? Hästi mõnus krõbe. See pealmine koorik, see on siis küüslauguga. Et seda krõbistab Oi, see on nii mõnus. No krõbe sai, ei saa midagi sinna vastu. Krõbe sai, pehme juust. Klassika. Kui nüüd kaamerasse, milline kaamera seda kõige paremini saaks võtta siit, siis ma... Kui tuled külje peale, siis tegelikult üleval üks on, vaata. Vaata seda külje pealt. Üli head. Näita seda, et... No mõnus. No see lõhnab nagu oleks Itaalias. Tegelikult kõik on jäägid, on ju, üli hea. Ja kui sa mõtledki, et siin jääb toit. Mega. Ja kui me lähme restorani, maksame, ma tahaks seda bruschetta, ciabattat süüa, et 8 €. Come on. Zero. Täpselt. Ja see on tegelikult nii hea nagu point, et ma kunagi sattusin kellegiga rääkima toidueelarvest ja ta vaatas mulle suurte silmadega otsa ja küsis, et kuidas sul nii vähe raha toidu peale läheb? Ma ei tea, ma kasutan kõik ära, mis ma ostan, mul ei lähe nagu rohkem. Ei lähe ja päriselt ka ei lähe. Läheb kordades vähem kui tuttavatel. Saadame selle otsatüki saadame Manuelale. Krõbistab kõik ära. No nii, kellele ma annan? Ma annan kõigile, sest ega see tuleb ära süüa ja alles ei tohi jääda. Kõik tuleb ära süüa. Väga hea. Ma teen kohe otsa lahti. Mõnus. Nii hea. Sest meil on vaja panni. Valan selle. Mõnus on, Paula? Kuule väga hea on, mulle väga meeldib. Ma natuke olen vait, vaata, sa pead ise rääkima, et ma hakkasin sööma. Nii, kui kõik söövad, ma panen need krõbedikud ka ära. See paber läks meil raisku. Elu on ilus, kui on head toitu. See samamoodi, see juurde tegelikult. Et isegi mulle meeldiks, ma valan ta veel oliiviõli ja selle küüslauguga juurde. Ma olen suur lihtsalt küüslaugu ja oliiviõli fänn ka. No see on nagu focacciaga, võtad kahjust välja, kohe õli üle korralikult, uhkelt. Et kes tahab, pange päris ka õli juurde, siin on see Kreeka õli. Pange natukene peale sinna. Kuule, me oleme võikude juures. Ma panin juba leivatahki sulama. Ja need on juba sulanud, ma arvan. Võtame välja. Ja ühte paberit on juurde vaja meile, ahjupaberit. Kohe saab. Pirnid on päris mõnsad, küpsevad. Nii. Palun, härra, siin on teile leivad. Värsked, ise küpsetasin. Aga lõhnab. Kaua need sul on söökülmas olnud? Nädalake või? Äkki. Täiesti nagu värske. Mida ma veel tegelikult sügavkülma panen hästi tihti, ma teen banaanileiba ja ma teen niimoodi, et ma küpsetangi mitu pätsi. Piilutad ära, panen sügavkülma ja see on üli hea võtta enne trenni näiteks. Üks viil rösterisse, valmis. Aga nüüd on sellest, et kõige lihtsam asi, mis me teeme tavaliselt kodus on juustuleivad või juustusaiad. Aga läheks sellest
see on igav. Veits edasi. Paneme vinti peale võlli juurde ja croque monsieur. See on nii äge sõna kusjuures. See on mega lahe sõna. Me teeme teda omas võtmes, muidu käib siia bechamel kaste alla. Need on erinevaid retsepte, aga meie teeme eestlaste väga kõige suurema lemmikuga. Majoneesiga. Ikkagi majonees tuleb mängu. Paneme siia majoneesi alla. Palju läks, aga jagame selle ma võtan mingi väikse rusika, siis ma saan aidata sulle seda laiali ajada. Ajame seda laiali. Ja nüüd, mida meil kodus on? Tavaliselt on, nagu me enne rääkisime, juustu. Sinki, juustu, võib-olla on lastega peres võib vinkusid olla näiteks. Viinerid olla, mida iganes. Sest siia vahele nüüd te saate panna mida iganes, päriselt ka. Minul on pitsakate, sink ja pitsakatet ei alles, ei läinud kõik ära ja ma lihtsalt on nii kuiv sink, et ma ei oska seda kuskile panna. Paneme siia vahele hoopis. Paneme sinna vahele. Ja paneme, ja siis on viilujuust. Alati olemas. Ikka. Viiluga peale ja ta ei pudene ka. Väga mõnus. Selle pitsakatte asemel võib olla tavaline sink, viiner, viilutate ära. Ja nüüd panetegi teise leiva lihtsalt teise leiva peale. Ja see on toidukord tegelikult ka. See on tegelikult toidukord, siin on päris palju kaloraaži, toiteväärtust, kõhtsab täis ka. Me oleme kasutanud täna basiilikut, me oleme kasutanud spinatit, tomatit. Ma siia rohkem ei paneks neid, sellepärast, et me oleme neid kasutanud täna. Et täna nüüd on teeme hästi lihtsa. Hästi lihtsa. Need, mis olid alles. Just. Ja nüüd jäi alles veel riivjuustu. Juustu veel peale. Paneme riivjuustu, on ju. Ja siia läheb riivjuust peale. Ja tuleb, muidugi tuleb rammus, aga tuleb ka hea. Aga peabki hea olema. Toit peab maitsema nii, et see on nagu tõeline nauding. Et kui te rammusat toitu ei taha, siis võib lihtsalt tomatit rammustada. On ju? Et selles suhtes, et on ju erinevaid variante, et grillioaeg hakkab grilliga väga palju köögivilju. Jaa, grilli peal üli hea. Teeke sinna kastmed ennem sisse, need vinegreti kastmed peale, las nad natuke tõmbavad seal grilliga kergelt üle, mitte pruuniks. Kergelt on ju. Tal jääks see krõmps, mõnus, värskus jääks alles. Pane kuhu iganes peale, see on niisama või teed riisikõrval. Kusjuures mu lemmikteema on suvikõrvitsetega. Suvel tulevad, et pisikesed suvikõrvitsed värsked on ülihead lõikad pooleks. Õli, küüslauk, sool, vana hea. Fetajuust, kreekapähkel. 5 minti. Kõigil meil on vanavanemad. Öelge neile ühte asju. Pane mahku. Öelge neile ühte asju. Suvikõrvits ei pea kasvama meetriseks. Halleluja! Ei pea! See ei ole oluline. See ei ole eesmärk. Ja siis on see, et sügisel on nüüd, mul on nüüd nii palju, meil on midagi teha. Need on üle kasvanud ja puised. Hakake noppima, kui nad on väiksed juba, kuule. Ta on nii mantsev juba. Ta on kõige parem, kui ta on pisikene. Ärge kasvatage neid suurteks. Ma näen, meil on küsimused olnud. Üks küsimus, kas porgandit on õige külmikus hoiustada? Küsime peakokalt. Mida ütleb peakokk? Mina ütleks porgand algupäraselt, tegelikult kelder. Jahe kelder, kui me elaksime taludes. Just. Liiva sisse. Aga me elame täna päevases ühiskonnas, meil on uued külmkapid. Tegelikult uutes külmkapis on all olemas fresh zone. Just. Ja sa ei osta ju porgandit 8 kuuks. No päriselt. Et seal võimalusel panna jahedasse, mitte külmkappi. Meil ei ole täna mitte üheski elumajas sukust ruume. Kui kellelgi on ta õnnistatud oma sahvriga. Ja kasutage seda. Kasutage. Muidu on külmkapp fresh zone, kus on ainult juurviljad. Ja mul on näiteks see olemas, seisab seal 2-3 päeva porgand, nädal aega, väga okei. Väga hästi seisab. Ja teine küsimus tuli meil veel, et kas sügavkülmutatud saia leivaviilu võib panna otse rösterisse, ma võin sellele ise vastata, võib panna, täiesti julgelt võib panna, ta ei tee mitte midagi selle rösteriga. Minu röster, seal on selle elav tõestus, ta on röstinud neid sügavkülmutatud viile vähemalt 4 aastat. Ikka veel töötab. Seal ei ole ju vett sees, et vesi hakkab tilkuma välja. Et need on väga head nipid, väga head küsimused ka. Et proovige kõik asju järgi ise ka. Ja te saate ju Paulale on tagasisidet tegelikult. On ju, öelge mulle, kirjutage mulle kuskil Instagrami, et kas töötus või ei töötanud. Kas röster läks katki, siis ma toon sul uue. Võib-olla ei tooga. Nii, mina vaatan, Paula, mis me teeme sellega. See sai meil valmis. Ma toon selle, see ei ole enam nii kuum.
toon ta meile siia, me hakkame seda maitsma. See on parim osa. Tegelikult ei ole see selle jaoks, et ta ei ole kandikutoit. See on kõige lahedam osa. Näputoit on ju. Rebime ta, kui sa võtad mingi anuma mulle või mingi kandiku. See oli küsimus, jah? Jaa, siis me paneme nad sinna peale. Ja siis me saame saata juba ringile. Paneme siia. No võt. No nii. Et iga üks leiab omale suupärase tüki. Kui sellest teab mul naabrimees ütles kunagi hästi hea tsitaadi. Ta ei saa usaldada inimesi, kes söövad burgerit puhtalt. Jah. Ei saa. Näppudega tuleb süüa. Muidugi. See on täiega näputoit. Vaadake seda uhket liuda tegelikult. Seni, kuni sa siin rebid, ma hakkan juba sööma. Hakka sööma. Jama. Nii ja. Samas krõbe. Samas on ju see magus. Soolane. Kõik on olemas. Nii, ja ootan 2 sekundit. Tegelikult ma paneks siia natuke võlli juurde. Paneme. Ma teen siia. Mulle lihtsalt endale hullult kirstomat meeldib. Eriti kui nad on oma kasvuhoonest ja tulevad. Siis on meil eriti head. Õigel ajal ja korraks veel, kui sa kannatad. Siis ikkagi. Ikkagi seda oliivõli veel. Kreeka oliivõli veel. Palun. No see on jumalik, ma võiks isegi öelda. Ülimõnus. Saadame ringile. Saadame ringile. Selle lühikese aja jooksul me oleme teinud Ciabattat, riisi, lavashi, võikud tulevad kohe. See veel tegime. Meil on üks asi veel. Kevadrollid. Aga mitte tavalised kevadrollid. Vaatan siit tagant kotist. Mis Riho kotist tuleb? Vaatan siit siuksed asjad, et... Panen sulle selle panni siit. Vaatame, mis ta kotist leiab. Mul on siin riisipaberid. Sellised head asjad. Teine variant on alati kasutada ka wrappi. Ehk siis näiteks üks minu väga-väga hea ka köögihäkk. Teed kartuliputru hakklijakastet. Järgmine päev jääb kastet järgi. Ikka väikene jupp, millest nagu kõhtu enam täis ei saa. Mõtle, mis ma sellega teen. Kui sa mõtled hakklijakastme peale, sul on seal koorekaste ja sul on liha. Perfektne asi, mida wrappi sisse kerata. Viskad juurde spinatit või peakapsast, kirstomateid, mida iganes. Sa leiad kapist juustu võib-olla natukene. Ja hakklihakastme peale, kerad wrappi kokku. Voila, toit on olemas. Aga riisipaber. Meil natuke katki läinud, aga riisipaber. Mina usun, kui tõesti selle pakendi peal on ka säilivuskuupäev, aga ma ei kujuta ette, mis sellega peaks juhtuma, et see läheks halvaks. Riisipaber on hästi lihtne asi, pakis on 8-10 tükki. Sellest teha kiire kevadroll pole nagu mitte mingi probleem. Ei lastele, vanaemale, vanaisale, Paula isegi mitte sulle. Isegi mitte mulle, täitsa lõpna. Pane see, ära küpseta, ära keeda. Pane see lihtsalt vette. Ma proovin. Sain hakkama. Uputad ära. Ja meil on niimoodi, et Ergioskist tulevad kohe-kohe maikuus uued salatid ja need salatid on hästi toekad, suured. Ja me oleme mõelnud selle peale, et see on üks toidukord. Tegelikult ka lõunal lähed, sööd selle salati ära, sul kõht täis. Ja see on sul kõht täis väga head kraami. Sa paned tähele, me kasutame zukiinit, me kasutame Eesti peakapsast, kiino, tatar. Kusjuures ma pean ütlema, kui ma neid nägin, ma olin täiesti ülimalt nagu pool armunud nendest salatitest. Ma vaatasin, et wow, siuksed koostised on päris salatitesse pannud. Lõpuks ometi on olemas kinoa, korralik värske tooraine. Hästi lahe kooslus oli veel, läätsed olid teil ühes sees. Läätsed on siin, see on meil super vege. Bataadipüree, läätsed, spinat, kõrvitsaseemne, porgand, kapsas jälle. Ja kusjuures selle salatiga ma pean ütlema, et minu teema on glukeemiline indeks. Jälgin veresuhkrut, vaatan, kuidas seda mõjutab, on ju. Vähesed salatid, mis tegelikult seda jälgivad, ülimõnus. Ja nii toitev, kõht püsib kaua täis, keha on ka rõõmus. Ja siit häkk. Tuled töölt või oled tööl. Mina söön selle korraga ära, võib-olla keegi ei söö, natuke jääb alles. Tuled koju, võtad selle sama riisipaberi. Võtame selle siit välja. Seda on veits katki meil ikka, aga saab hakkama. Jaa. Nii. Ja ütleme, et mul jäi alles täpselt nii palju.
salatit põhjast. No ei jaksanud süüa. No ei jaksanud süüa. No ei jaksanud, kõht sai täis. Kõht sai täis. Tulin koju, mõtlesin, mida ma teen söögiks. Ja sellest samast toidust tegelikult saab teha ilusa kevadrulli. On ju, kas paneme võib panna juurde? Ja mis sul iganes kodusel alles on, saab juurde panna. Värske türt. Ja võib-olla isegi ma tsipake sidruni mahla on ju. Natukene isegi sidrunit mahlasi sisse, et oleks... No vaatame, kas ma saan sellega hakkama või? Julgen. Raudselt. See on ikka nii lihtne. Nii. Sest ta on meil transpordi käigus on läinud riisipaber natuke katki, siis ta on pirtsakas ka vee sees. Aga üks teist terve. Ma lasen ühe veel vee sisse. No näed, saingi hakkama. Ja nüüd sul on soojakastet. Sul on kõik asju kodus tegelikult olemas. Et hästi lihtne asi. Tegelikult kas või ilma kastmeta. Ta on juba nii mahlane. Ja mis on veel kihvtim asi? Võtad selle sama salati meie kioskist. Erkioskist. Siin on 370 grammi. Siit sa saad teha, ma arvan, 8 kevadrulli. Terve paki ära. Kutsud sõbrannad külla. 1 pakk. Jumala hea nipp. Terve pakk seda. Ja sul on täiesti värske salat. Täiesti värsked kevadrullid. Ja kõik vaatavad, vau, sa oled siuke kokk. Ja üks häkk on veel, et ootamatud külalised, nagu täna meil siin on, tulevad. Ja ostad 4 tükki. Keerad kummuli kodus, kaussi. Tegelikult on sul perfektsed salatid olemas. Ja nagu ülitervislikud, ülitoitvad, nad näevad nii kaunid välja. Aga näed, kevadrull. Et ma tegin ühe veel. Ja võime ühe teha süllise, mis me ei tee siit alles jäänud toidust, vaid ma annangi sulle, sul on seda riisi ei alles. Noh, teeme riisiga. Teeme riisiga. Ta natuke tahab veel liiguneda siin, ta veits on veel siuke krõbe. Krõmsub natukene. Et see sama riis või et kõik, mis te teete kodus, kõik saate panna tegelikult selle sama riisi paberi sisse, sest minust on nii unikaalne toode. Täiega hea toode. Inimesed eelistavad vrappe. Vrapid on tegelikult ka väga rammusad. Õlijahu. Punkt. Mina eelistan, kui siis täistera jahust. Sel juhul täistera jahust. Aga riis? Riisipaber on ka väga nice. See on nagu väga õhuke. Mulle meeldib kõige rohkem, et vrapiga ikkagi natsi möllama, kui tahate soojaks teha ja ahju käima või kulutada elektrit. Vesi. Lihtsalt vesi on ju. Lihtsalt vesi. Kusjuures mul tuli riisiga meelde veel. Mida veel riisist teha saab? Magustoite näiteks. Jumala asjad magustoite teha. Pudinguid saab teha. Kuigi, ma ütlen ausalt, ma ei ole kõige suurem magusasõber. Mulle jäätis maitseb. Sinu õnn. Mulle alati riis, kui ta on nagu siuke stiki juba. Ma ei räägi sushi-riist, aga lihtsalt riis jääb üle. Kui sul on näiteks toorjuust, ma jätsin toorjuust sisse, nii teetas siukse kuubiku. Võta peekon. Mässi ümber. Hakka panni peal keerama. Lihtne. Ülilihtne. Mitte lihtsalt ei söö riis ja peekonit. Sa pead vaeva nägema selle üle, et... Ta näeks mõnus välja. Jah, just. Me sööme silmadega ikkagi. Et sa teed siukest toidu, et sa ikkagi endal ka nagu mahlad jooksevad. Ja mitte see, et rivin porgandit ja sööme porgandit. Tegelikult ka, et see, mis sa teed ise, peab tegema sul enda enesetunde hästi heaks. Aga ma pean siia ütlema, et ma ütlen, et kõige tähtsam komponent, kui sa süüa teed, on ikkagi armastus. Tuleb teha südamega. Ja niimoodi, et sa ise kaifid seda toitu, sa kaifid seda tegemist ja tegelikult, et teed armastusega süüa heast toorainest, sa ei saa kuidagi eksida. Mitte midagi ei saa juhtuda. Ja nendele ma ütlen, kes ütlevad, jah, teil on lihtne rääkida, teil on seal käe sees soola panemine ja te olete õppinud seda. Mina ei ole õppinud. Me ei sündinud kokaraamat käes. Et see tuleb ikkagi läbi katsetades. Ega läheb ka untsu, päriselt läheb untsu. Muidugi läheb untsu. Siis aitab, teate, mis vahest teed tavalise toidu, mõtled, et okei, aga ma panen siin natuke vürtse juurde, siis teed siukse vürtsika toidu. See päästab kõik. See päästab kõik. Et saab teha, et hakkad tegema tavalist asja, siis tuleb välja hoopis Aasia toit. Kunagi ma tahtsin teha, aretasin peseerulli retsepti, katsetasin, kuidas teha ja peseerulli veits teistmoodi. No ei tulnud välja. Pudistasin laiali, panin vahukoort, maasikaid, mangotükid, agavisiirupid peale. Ülihea. Täiega mõnus oli. Nii, meil on täitsa riisipaber. See riisipaber on nii pull värk, et ta annab nagu käest täitsa sukse venima.
ta on hästi elastne, ta samas kleepub kokku, nii et teda rullides ta jääb päriselt oma vormi hoidma. Ta ei vaju lahti enam. Mina võtan seda riisi siit natukene koos selle spinatiga. Koos spinatiga. Nii. Mis ma sulle sinna veel võin anda juurde? Vaatame. Kas sa liha tahad? Ei taha. Tea, mul oli kaasas üks väga huvitav toode. Vaata, kas sa mul seda sadanda natukene? Jaa. Chili cranberry sauce. Päris hea siukse umamiga. Nagu ei kujutaks ette, et paneks selle siis niimoodi kokku ju. See on ülimõnus. Issa ma arvan, sest tuleb nii ja kevadrull. Ma ostsin see sellepärast, et tahtsin proovida, et seda saab kodus teha. Me oleme ju Jõhvika ja Pohva rahvas. Meil on ju metsad kõik nüüd täis. Chillit meil saab Tiinade ja Raite käest. Kellel eriti hästi näeb oma aiast. Jah, oma aias on ka kindlasti kasvab, et... Väga nice on see. Nii. Kellele me selle sisse söödame? Kes soovib? Kes on julge? Üli hea. See on päriselt hea amps. Margit, tule võta. See rull on sulle. No nii. Ja need samad rullid, riisipaberullid, ei pea olema suured. Tehke väiksed. Ja mida rohkem värvi sinna sisse saate panna, seda ilusam. Ärge ostke üle. Kasutage, mis teil kodus on. Aga ma juba vaata, riis on valge, kollane või oranž porgand, spinat on roheline, nagu valgusvoor peaaegu. No peaaegu nagu valgusvoor, tomati juurde see ongi. Tomati juurde ja ampsate sealt mingi kaste peale, mis teil on, kõigil on kodus kastmes, kellel on mingi chutnit olemas kodus, kellel ketšupit. Midagi ikka on tegelikult, on ju, midagi ikka kapis purgis kuskil või leidub. Ma panen südamele. Võimalikult vähe visake ära. No nii. Meie sügavkonnutatud leivast, singijäägid, juustujäägid. Võime ampsu võtta või? No muidugi võid. On tuline? Ma ei tea, seda pead ise nägema. Oodetavasti kõik vajub niimoodi suunurkadest alla käe, siis on ikka päris mõnus. Ülim on ju? Väga nice. No ühesõnaga, nagu te näete siin, siis kõik, mis vähegi on, saab kasutatud ja mitte midagi ei lähe raisku, mitte midagi ei tohiks minna prügikasti, sest tegelikult kõikidest asjadest nii viimase vindi peal kui ka varsti sinna jõudvatest saab midagi teha. Pange sügavkülma, pange pokkidesse, pange kevadrullidesse, pange ahju, kasutage kõik see tooraine ära, mis teile koju on tulnud, sest et see on kuskilt kasvatatud armastusega teieni jõudnud. Jah, kes armastab küüslauku ja õli. Siis see aitab kõige vastu. See aitab kõige vastu. Ja kohe päike siin Paulal siin ilusti sauel, päike paistab. Ma juba kujutan ette, tegelikult meil on siin päris palav. Väljas võiks juba lokata tegelikult sidrunid, sul juba on toas. Mul on juba kasvavad seal. Aga kogu see maitseainete plejaad tegelikult võiks juba olla õuepottides, sirguda ülesse. Kasutage ise maitseaine, kasvatage neid ise. Ja need ei ole meil jääb võõraks need muidu. Just, ja kes tegelikult elavad korterites on ju, siis sellised hästi mõnsad maitseainete riiulid, natukene paned vett kogu aeg, hoiad neid elus, sa hoiad nii palju raha kokku ja samas sul on iga päev võtab mõnusad värsked ürdid. Mitte midagi saaks paremat olla. Aga me hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Me jagame retsepte pärast ka Facebookis ja Instagramis hiljem. Rihot saate vaadata ka Instagramis, mind saate ka Instagramis jälgida. paulasäragana.comist leiate minu teisi retsepte ja Riho retsepte saate süüa iga jumala päev ergeoskis. Et oleme olemas. Paula, mis sa õppisid täna kõige nagu siuke ägedam idee, mida mina sulle siia lauale tõin? Riisipaberist tehtud kevadrullid ikkagi. Ma arvan, see on minu selle suve mingisugune lifehack ilmselt saab olema. Mis sa kapsast arvasid? Kapsast ma armastan juba ammu. Selles mõttes selle kohta ma kahjuks ei saa öelda, et seda ma täna õppisin, aga ma olen selle 100% nõus, et tavaline Eesti peakapsas, me ei pea vaatama välismaa asjade poole, me ei pea otsima seda toorainet kuskilt Aasiast, USA-st, kust iganes. Meil on endal kodumaal olemas nii mõnusad viljad, millest saab ülikoolilt süüa teha. Ma tänan, et sa, Paula, kutsusid mind siia. Ma tänan, et sa tulid. Väga lõbus oli. Väga tore oli. Me tegime kiirelt ütleme siis jätkusuutlikult, kasutasime ära kõik toorained, mis sul kapis olid. Kõik läks kasutusse. Just. Ja sai omale uue elu. Nüüd me hakkame seda kõike head siin sööma. Aga teile, nautige reedet, nautige nädalavahetust, tarbige vastutustundlikult. Ja ärge shopake ühe päevaga kõike poest ära. Just. Tšau! Tšau!